tutvustame teile kosmosevõidujooksu olemust ja mis muutusi see endaga kaasa tõi. Selle jaoks lähme astume minu kontorisse. Niisiis, esimene kosmoselend toimus Saksamaal 3. oktoobril 1942. aastal, kui saadeti suborbitaalsel lennule V2 rakett. Enda rakettidega saadeti enne elusolendeid ka teisi asju kosmosesse. Esimene satelliit oli Sputnik, mis kaalus 83,6 kilogrammi ja oli juhitud Sergei Korolevi poolt. Nüüd, kus olid valmis meesterdatud enam-vähem funktsionaalsed raketid, taheti ka inimesi hakata kosmosesse saatma. Ohutuse mõttes prooviti kõigepealt loomi saata. Esimese loomana saatis Nõukogude Liit kosmosesse koerlaika, kes kahjuks oma reisil suri. Ka Prantsusmaa tahtis loomi kosmosesse saata. Kass Felicette oli esimene Prantsuse kass kosmoses. Muide, peaaegu oleks selleks osutunud kass Felix, aga tema põgenes enne starti. Pärast loomkatsetusi hakati julgema ka inimesi sinna üles saatma. Esimese inimesena oli kosmoses Yuri Gagarin. Ainult 23 päeva hiljem oli esimene ameeriklane Alan Shepard ning esimene naine oli Valentina Tereshkova, mitte sassi jääda Korshkovaga. Väga palju esimesi toimus Nõukogude Liidus ja USA'le see ei meeldinud. Et USA silma paistaks, viisid nad esimese inimese kuu peale. See reis toimus 16. juunil 1969. Esimene inimene kuu peal oli Neil Armstrong koos oma tiimiga. Sputnik 1-ga algas kosmosevõidujooks USA ja NSV vahel. Mõlemad superriigid tahtsid maailma näidata, et just nende ideoloogia on parim selleks, et inimkonda edasi viia. See tõi endaga kaasa pingete tõusu riikide vahel, kuid kaudselt viis see ka uute tehnoloogiate ja arusaamisteni universumist. 20. sajandi teisel poolel asendus suurrivalitsemine riikide vahel pigem koostööga. 1967. aastal jõustunud avakosmoseleping määras ära, et avakosmos on vaid rahulikuks uurimiseks ning massihävitusrelvad sinna ei kuulu. Lisaks lepingute sõlmimisele tehti ka otsest koostööd. Esimene selline suurem projekt oli 1975. aasta Apollo-Soyuzi testprojekt, mida peetakse kosmosevõidujooksu ametlikuks lõpuks. Sellega koostöö ei lõppenud. Koos tehti veel erinevaid projekte ning see kõik kulmineerus rahvusvahelise kosmosejaamaga 1998. aastal. Peamiseks koostööajendiks oli USA kui ka NSV-i ühine soov maandada pingeid. Kosmosevõidujooks on jätnud sügavaid jälgi tänapäeva maailmale mitmel viisil. Meelelahutus maailmas on kosmoseavastused ja seiklused olnud pidevalt inspiratsiooniks filmidele ja raamatutele, luues tõelisi ikoonilisi teoseid, näiteks nagu üle maailma tuntud Star Wars aastal 1977. Tehnoloogiliste edusammude osas on kosmosevõidujooks toonud kaasa mitmeid innovatsioone, mis mõjutavad meie igapäevaelu, alates veepuhastussüsteemidest kuni spordipappudeni ja telefonikaamerateni. Kui NASA tuunis oma astronautide jalanõusid, läks see tehnoloogia ka spordialatsitele. Globaalsed satelliitvõrgud, mida algatasid esialgu kosmoseuuringud, on nüüd ühendanud maailma, võimaldades GPS-navigatsiooni, internetiühendust ja televisiooni edastamist kogu maailmas. Kosmoseuuringud ja avastused on andnud meile parema arusaama meie universumist. Need avastused on olnud mitte ainult hariduslikud, vaid ka inspireerivad, innustades tulevasi põlvkondi avastama ja uurima. Rahvusvaheline koostöö kosmose valdkonnas on toonud kaasa mitmeid edusamme ja avastusi, olles tõestuseks selleks, kuidas ühised püüdlused võivad viia inimkonna uutele kõrgustele. Sõjaliste rakenduste osas on kosmosevõidujooks mänginud olulist rolli interkontinentaalsete ballistiliste rakettide ja luuresatelliitide arendamisel, mõjutades seeläbi ka rahvusvahelist julgeolekut. No jah, siis